džässiklubis. Sa saad kojutööd täiesti rahulikuid olla. Sul on mõeldud siit lihtsalt telest tagasi käima? Ei, ma arvan, et katkestada tuleb, sest muidu läheb nii palju äkki seda. Või mis sina läheb? Ei, ikka edasi-tagasi. Edasi tagasi tuleb tihti, kui sa katkestad, tuleb jama. Otsi liiga palju. Võtad ise selle. Mul on pikem, siis teeme kõik. Fotograafi soovitad, kus sa soovitad siis istuda? Nii, siit võta ja. Kus sa mul soovitad siis koha sisse võtta? Teda ust ei saa kinni panna, õhku läheb. Minu arust siin niigi juba. Äkki peaks keskelt lahti keerama. Ei saa keerata lauda. Lauda paigas. Aga ma tõmba pagi. Jah, no ma olen. Sul on päris tõsine jutt. Kus pea lööma? Tulge siia. Reet tuleb istub kohe siia laua äärde ja sa võid juba siit valida endale. Ei, sa ei pea mitte, sa pead traagendama. Me kohe õpetame Viivikaga, mis tegema peab. Keegi ei pea muretsema. Ainus osi. Ja võta vali, mis sul endal on. Nad on lihtsamad kui raske. Mida? Igor, ka palun käsitöö laua taha. Õpetajad lubanud, et see läheb üles, et kõik saavad seda vaadata. Minu jaoks see ei ole päris need maakad tihti sellise ahelistega, aga mõtlen, kui palju ma peale ma valin nii, et seda näpunööri, kui te nüüd lõikate, siis tuleks lihtsalt otsa nagu otsida ja tõmmata kinni. Et siis võib ka niidi ja nõelakused natuke läbi tõmmata otsast. Külliga tuleb valmistusi ja saaksid teha. Esimene lüga tuleb 20 käiskuda. Siis on hea. Saame taha võtta. See ei ole absoluutselt Peseme käed ära ja siis... Et proofid ütlesid mulle, et see ei tohiks hakata jooksma. See on villase lõngaga punutud ja ta on selline, et kui sa ei tiri, siis ta ei jookse, et ta lihtsalt kinnitada niiga ära sinna otsa. Ja hea oleks, kui sa selle lõpu otsa peidad sinna kuskil ääre alla. Ja ma olen veeletad ära, sa peidad kuskil ääre alla ära, et ta lõpetab. Liiga väiksed, neid ei saa võtta. Nii, siin on näidis. Valised, siin saad endale nõela valida. Ma panin nõela. Tere, hea meil näha teid. Istuge mulle lähemale. Istuge lauale lähemale. Relli maha ja kirjas. Siit saab nõela. Tikkimiseks on ka nõela vaja. Ja siis loodan, et meil Kaidis su koht ootab siin. Kui see sulle ei meeldi, siis siin on väike valik. Ühekordselt.
mõnele meeldib vikaga, mõnele meeldib ja võid teha niimoodi. No tore oleks jah. Võida lõikuma hakata. Me ei tea. Selle joomine tuleb siia siis ta saab. Ja sinna otsa tuleb tavaliselt peenikene niit. Siin on niidirulle. Kalle laual oma. Nii, kas kõigil on nõel? Ei ole. Sa tahad seda ka palju ühest tükkiga? Seda vist ei saa teha ühest tükkiga. Tee nii, kuidas tundub, kui ühega. Siia võid, vaata, et ma keeraks selle niimoodi, eks ju, ja teise otsa siin. Et ühesõnaga, kui niimoodi ja teine paar ja palju see ei ole vaja. halvast jupist siis nagu. Aimel on nõel, Reda on nõel, Monika nõel on. Külli, Monika, Katrin. Jah, mina nõel. Mis kell on? 4:04, väga ilus hetk alus 5. Hiljem jõuab. See jõuab hiljem. Nii, näidan teile näidist. Laske seda ringi käima. Tehnika on see. Tere, tulge sisse. Tere. Tulge. Tule minuga ka. Sa võid telekat ka minna vaatama. Ta ei taha midagi. Ta ei taha midagi, aga tule siis sisse. Tule siit tagantpoole. Lähme tagantpoole. Eesmärk on õmmelda siis see meie armsate külanaiste, Võnnu valla naiste tehtud näpunöör, mida siin Kaidi ja Monika ja kes meil siin kõik tegid seda. Külli tegi, Külli tütar tegi, Katri tegi suure rulli, mina tegin 3 suurt rulli. Jätke see meelt. Nii. Mina tegin ka. Mina pakkusin Piltid ma ütlesin kõigepealt, et sa tegid. Ja see nüüd tuleb traageldada selle kujundisse niimoodi, et see pealtpoolt piste on kui väike ja lühike. Õmbleja võib parandada. Ja tagantpoolt võib nagu pikem olla. Et kus mul see näidis on? Siin. Näete, kui te nüüd näete, kuidas siit tagant on täiesti tundub nagu tavaline traageldus. Täna proovisin teha, kuidas on. Kas sa saad ka näpu vahel üle võtta? Ikka, vaatame, kui keerulisem me õmblejale anname. See nüüd teada, et ta on väga hea. Näed, siin on üks ilus. Kõige keerulisem saab Marisele. Nii. Uuesti juurde siis rääkides, et seda, kui te lõikate, ta ei peaks hakkama hargnema. Ka tänas võtate selle otsa natuke, tõmbate kinni, siit kus ta jooksma hakkab, aga väga kakkuge. Ja võite siis nõelaga niidikaga nagu korraks läbi ka tõmbata. Seda otsa ei ole üldse nagu puutunud, et kui sa selle sinna alla ära peidad, et niidika kinni. Tere! Siis ta ei juhtu tema midagi. Ma sain endale üks tükk. Kui on nüüd jooksvalt küsimusi, et kuidas seda asja seal natukene teha, siis ärge neid küsige. Sellepärast, et õpetaja Anu Saaristu Võnnu keskkoolist, tema on ajalõpetaja ja õpetaja Marika Arimäe panid meile kokku siis Võnnu kihekonna kultuurilugu minu partnerit. Neid aitas ka proua Tiiu-Meeritsa. Ja mina loen teile vahepeale meie suuremate tegijate luulet ka. Nii et küsimused tulevad siis tehniliste lappide õnnemise poole pealt pärast. Kui te nüüd tahate teada, võib-olla veel mõni ei saanud seda infot plakati pealt, siis mis nendest lappidest saab? Need lapid me õmbleme kokku üksteisega ühiseks suureks nagu vaibaks.
ja me nimetamegi seda Võnnu kultuurivaibaks. Ja ega mul selle vastu poleks, kui te ka mõne lapi koju võtate ja selle sealgi valmis muudkui nikerdate, siis tagasi toote neid lapikesi, siis uskuge mind, neid meil nüüd jagub, sest vaip tahaks suur saada. Sest nagu te teate ja armastate, on meie maja suur ja selles suures majas peavad ka suured asjad olema. Ja seda vaipa tahaks ma panna siia stange külge lava peale, et kui te tulete võib-olla kunagi kultuurimajja tüki pärast, kui me oleme seda valmis suutnud teha, siis tervitab teid see oma õmmeldud lapike selle vaiba sees ja te saate seda väga-väga otsida, et milline see teie oma oli siis, milline teie õmblesite või mitu tükki. Aga nüüd ma annan sõna Anule ja lähen ise istun loomtooli. Palju, kas sa ise ka filmid? No, juba seal. Tere ka minu poolt siis. Jõudu teile ja nuda teid näppe siis sellel ajal, kui mina räägin. Et panime siis Võnnu Keskkooli eesti keele ja kirjandusõpetajaga kokku sellise esitluse. Võnnu kihelkonna peale oleme siis eelkõige mõelnud, aga kui nüüd edasi rääkida, siis tegelikult see kihelkond oli väga lai. Et tänapäeval küll võib-olla teile tundub võõras, kui me lõpetame siin Tuplasega, et ta ei ole päris valla mõõtmetes, aga sellest me räägime. Ja kindlasti hästi palju abi oli meil siis Hiiust, kes on koolis raamatukogu hoidja ja kellelt me saime hästi palju infot juurde, kes siis on ka koduloo uurija siin kandis. Et kõigepealt siis alustaks sellest, et miks üldse ajalugu, kirjandus, kultuuri kõike on vaja. Et siin on siis üks Juhan Liivi tsitaat ja ka Eesti vanasõna siis. Et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta ja mees sureb, sõna jääb. Et nii on siis enne muiste öeldud ja selle tõttu ka siis täna me seda kõike taas elustada püüame ja meenutada neid olnuid aegu. Et kihelkondadest siis Võnnu kihelkond on teil siin hästi algul, nüüd korraks peatustate, siis kihelkondadest kõigepealt, mis üldse kihelkond on, et on siis alguse saanud sellest, et enne muistsetel aegadel siis rahvas nimetas kihelkonda selle järgi, et mingid rahvad, ümberkaudsed elanikud kiiklusid. Ehk et nad moodustasid ühtse süsteemi. Lisaks sellele siis Võnnu kihelkond on hästi eriline oma ulatuse poolest. Kui kirjandusest lugeda, siis kõige rohkem mainitaksegi selle juures seda, et ta piirneb Tartumaa piiriga ja lisaks sellele üks külg ka on siis Eesti piiriga seotud enne muistsetel aegadel olnud. Et siin on nüüd siis suuremalt näha see kihelkonna pilt. Ta ei ole küll nüüd selles mõttes väga hea pilt see valdade koosseisu näitamiseks. Et oleksin soovinud siia panna sellise slaidi, mis oleks teile ära näidanud, kui palju tänapäeva valdasid on siis selle kihelkonna koosseisus. 8. Jah, arvuliselt on, aga seda nagu visuaalselt mul ei õnnestunud leida teile siia. Et üsna suur ja võimas kihelkond on siis olnud. Ja kihelkonna selle meenutamiseks on siis Krista Aru ka algatanud selle kihelkondade siltide taaspanemise. Et kui te nüüd näiteks Räpina maanteedel sõidate, siis te kohtate ka sellist pruuni silti, mis siis mõned aastad tagasi on pandud ja just eelkõige sellepärast, et ka Krista Aru siis rõhutas, et see on ajalooline identiteedi kandja kihelkond. Ehk et kui me tänapäeval räägime valdadest, siis kihelkond oli toona üks tähtsamaid keskuseid. Ja miks siis Võnnu on kihelkonna keskuseks olnud läbi aegade, miks ta on nii suur keskus olnud, siis alguse saab see kõik kirikust tegelikult, et kirik on siis olnud selle keskuseks ja kuna siia kirik ehitatis juba 13. sajandil ja piiskop Hermeni korraldusel, et sellest saab ka alguse see, et Võnnu kujuneb selleks keskuseks, et see keskus ei kujune mujale. Lisaks sellele ma usun, et te paljud ka siin olijad teate, et kuidas siis Võnnu kirik on oma
koha leidnud. Ehk et ennem, kui kirikut ehitama hakati, siis otsiti seda kohta päris pikka aega ja sellest on ka siis legend. Ja loeksin selle legendi teile siis praegu ette. Et algul ei olnud ehitajatel Võrno kiriku asukoha suhtes ühtlast arvamust, sest ühed tahtnud kirikut ehitada Kilgimäele, teised Suitsumäele. Viimasel koguni alustatud ehitamist, kuid kuna päevane töö öösil õhutud, otsustatud kasutada tollal levinud tava. 2 härjale rakendatud koorem taha ja lastud loomad oma pealt minema. Soo ääres praeguse kiriku kohal jäänud härjad seisma ja hakanud sööma. Sellel kohal asutudki uuesti kirikut ehitama, aga siingi ei edenenud algul töö. Päeval laotud müürid olnud öösel maha lagunud. Selle vastu leidnud ehitajad jälle uue nõu, otsustanud inimene kiriku seina sisse müürida. Kutsutud rahvas kokku ja küsitud, kes tahab hakata kiriku võtmehoidjaks. Keegi mees, nimi Jakob, astunud kärmelt ette ja pakkunud end. Mees võeti kohe kinni ja müüriti elusalt. Müüris ehk siis loodepoolses seinas peaks praeguse koht asuma. Pidevalt ta praegugi veel olema ja pärast seda koletut tegu jäänud kiriku müürid pidama. Kirik saanud peagi valmis ja nimetatud mehe järgi ka Jakobi kirikuks. Hiljem on Jakob ja muud vaimud kirikus sageli kinnitanud. Et see on siis üks legend sellest, et tegelikult olen lugenud, et sellel legendil on variatsioone. Et küll valiti seda kellameest, võtmehoidjat, et seal on selliseid erinevusi olnud, aga üldjoontes see, kuhu siis kirik ehitati, kus ta tänapäeval on, see koht siis leiti sellise legendi jutustuse järgi. Kiriku ehitus saab siis alguse 13. sajandil. Siin on nüüd siis Tiinu Meeritsa pilt, mis on siis üsna viimastest aegadest. Aga kui kirikut ehitama hakatakse, siis oluline selle juures on see, et kohe hakatakse kivikirikut ehitama, mitte siis puidust. Ja lisaks sellele siis saab selle kiriku puhul nii palju rääkida sellistest erakordsetest ja harukordsetest asjadest. Et tegemist on siis ühe mahukama kirikuga, mis peaks siis umbes 1200 inimest mahutama. Lisaks sellele siis ühe vanima Tartumaa kirikuga. Ja lisaks sellele siis ka on see sisustus väga harukordne. Kirik küll ise on sõdades kannatada saanud, on erinevaid sõdu siis üle elanud. Kõige keerulisem kiriku periood oli sõdade perioodil, mil siis Rootsi ajal siis Graf Oxenstierna leiab ressursid, millega siis kirik taastatakse erinevates sõjapurustustes ja pärast seda siis ka pikendatakse ja ehitatakse uus torn. Ja altaripoolsed külgtiivad siis lisatakse 1870–71. Aga miks ta siis nii harukordne ja erakordne on, et esiteks saab siis rääkida altarist, altarimaalist, orelist, mis seal sees on, kellast, et kõik need on siis sellised Eesti mõistes väga mastaapsed, olulised. Et kella puhul on siis see, et on erinevaid legende selle kella säilimise kohta, et kui sõdade perioodil oli kell ohus, siis on näiteks legende, kuidas siis peideti see Luutsna oja soosse, et hiljem siis välja vaadata ja taas oma kohale asetada. Oreli kohta siis on ka info, et see on siis üks puhtamalt kõlavaid oreleid Eestis. Instrument, mis siis tõesti on oma kõla poolest nii harukordne, et seda on ka Nõukogude ajast käidud siin salvestamas, et sellest on ka olemas siis helisalvestised ehk vinüülplaadid, mida siis kahjuks siin ei ole võimalik lasta, mis oleks väga hea olnud siia lisada, aga paraku see jääb välja. Et millele siis mina rohkem keskendusin, on siis see altar ja altarimaal. Altar siis kokku saab kõik täiesti valmis 1884, aga umbes 10 aastat enne seda siis kiriku taastamise käigus tekib kiriku õpetajal mure, probleem, et kust leida siis uus altarimaal. Ja selle altarimaaliga ka siis
kaasneb oma lugu, et kui kirik aastal 1870 suuremaks ehitati, siis olnud õpetaja Ohrenil sellepärast mure, et kuidas võiks uut ja paremat pilti vana pildi asemele saada, mis suurele kirikule sündsamm saaks olla. Kust sinu meel ei mõtlegi, sealt tuleb ka siis abi, on kirjutatud selle saamisloo juurde ja sel samal nimetatud suvel, kui siis see mure tekkis 1870, kirikuõpetaja Ohren siis kohtus kogemata Mäksa ja Kastre kindral von Esseniga ja tema käest siis kuulis, et Peterburi Keiserliku Akadeemia professor Otto von Müller on nõus siis Liivimaa ühele kirikule maalima altarimaali, ehk et kuna ta oli siis Venemaa maalija, siis ta soovis oma kodumaa heaks, ehk et kui Eesti alad siis toona Venemaale kuulusid, siis ei olnud see määrav, et need on provintsi alad. Ja lisaks sellele siis kuuldes, et see maalija on nõus, siis kinkis Essen talle 100 hõbe rubla ja selle tulemusel siis hakkas maalikunstnik maalima ja kui siis maal sai valmis ja siia saadeti, siis põhiline tingimus oligi see, et saaks siis värvide raha sealt tagasi. Kuna see värvide raha siis oli üsna kulukas, siis esialgu, kui Eestisse jõuab altarimaal 1873 aasta lõpus, siis pannakse see kõigepealt väljanäitusele Jaani kirikusse, kus siis inimesed käivad seda vaatamas ja koguvad raha. Ehk et kui sa vaatama pääsesid, siis sa pidid loovutama väikse summa selle vaatamise eest. Paraku sellest siis ei piisa selleks, et neid transportimiskulusid siia katta ja lõpuks siis kirik leiab selle raha ja veebruaris siis 1874 jõuab see siis Võndu omale kohale. Et siin on nüüd teil näha ka see altarimaal lähemalt, aga pilt on üsna kehva. Et on siis tegemist Kristusega ristil ja siin juures on siis võimalik ära tunda need isikud, kes seal risti all seisavad. Et kõik kujud pildil on siis väga loomulikus asendis maalitud ja näitavad siis seda silmapilku, kui Jeesus risti peal ütles selle jüngi vastu, keda tema armastas, vaata, see on sinu ema. Jeesusest paremal pool seisab Nikodemus, kes kokku pandud kätega usus Jeesuse pääl üles vaatab. Tema kõrval seisab siis Joosep, nende ees risti all põlvede peal maas Maria Magdalena, kes kätega Jeesuse jalgu hoiab. Paremal pool risti all vasakul pool annab. Jah, selles mõttes, et siin tekstis on nüüd viga selles mõttes, et Jeesuses, kui me nüüd peegelpilti paneme, et tegelikult on siis jah, meie poolt vaadates vasakul. Ma ise ka lugedes juba mõtlesin selle peale. Et paremal pool risti siis on Jeesuse ema Maria, keda jünger Johannes siis toetab ja oma käsi Jeesuse poole välja sirutab. Jeesuse ema taga seisab tema õde Kleopa, nutter naine. Pilt on siis väga kunsti maitseliselt maalitud, paksud mustad pilved katavad Jeesuse pealkohal olevat taevast ja nõnda on see valgus selline, mis paistab siis selline nagu pilvede peal, mil Jeesus siis ilmalikus valguses näha annab. Kunstnik on osanud seda tööd nõnda teha, et just kui seisaks see Golgata mägi seal taga ja pildi serval all on siis kiri, et ninda on Jumal seda ilma armastanud. Kui nüüd see kiriku teema kokku võtta, siis on tegemist veel ühe sellise hästi ainulaadse mälestisega seal kirikus, ehk et hauamonument, mille siis kohalik mõisnik Nolken oma poja surma mälestuseks siis Richard von Nolkeni mälestamiseks siis laseb rajada ja just paigutada siis Võnnu kirikusse ja see on siis 10 monumendist, mis meenutab 1812. aasta sõja sündmusi.
et neid monumente Eesti peale ei ole väga palju ja see on siis 1 10, et see on siis urn, kus siis on all seal samba peal tekst ja kõrval on siis Reinar naine. Et täiesti puhtas klassitsistlikus stiilis ja on siis selle poolest eriline, et ta on tõesti väga harukordne Eesti mõistes, et ta just Võnnus asub. Lisaks siis tegelikult saab rääkida ka siia piirkonda kirikule väga lähedale jäävast kalmistust, mis on 18. sajandis siis 18. sajandil rajatud ja selle laseb siis rajada Kurista mõisnik ja seal on siis väga palju tänapäevaks juba ühiskonnategelasi, kellest me saame siin edaspidi ka rääkida. Et on siis maetud sinna näiteks Edward Philip Körber, kes siis on väga tähtis koduloo uurija, et tema on kirja pannud siis Võnnu kihelkonna ajaloo ja eelkõige siis juba 1770 sündinud Toris. Ta oli siis väga pisike, kui ta sündis ja ema pesi teda isegi saksa supivaagna sees, sest et kuna ta oli siis nii pisikene. Et varasemalt on ta siis õppinud nii Eestimaal kui ka siis välismaal. Et tema puhul siis ongi see just oluline, et ta 1798 ehk et kui on toimunud siis maailmas Prantsuse revolutsiooni sündmused, läheb tema Königsbergi Jeenasse ülikooli õppima ja sealt tagasi tulles siis asub ta oma isa asemel Võnnu kiriku peaks ja sealt edasi siis miks ta on hästi oluline on see, et ta laseb siis kiriku juurde ehitada pastoraadihoone, kus ta siis ka ise esimesena elama asub. 1824 saab siis pastoraadihoone valmis. Lisaks siis oli tal hästi suur huvi teaduse vastu, et koduloo uurimine oli üks tema hobidest, et on ka siis kirjutanud erinevaid loodusteaduse artikleid ja on ka erinevate seltside auliikmeks siis valitud. Võnnu jaoks on siis oluline tema kirja pandud eestikeelne Võnnu kihelkonna ajalugu, ja on siis ka erinevaid numismaatilisi teoseid kirjutanud, millel me siin ei peatuks, aga et kahjuks ei ole mul see kaasas, see teos, see Võnnu kihelkonna ajalugu, et see on siis sellises väikses köites ka välja antud, et kindlasti raamatukogust kätte saada. Ja 1850 siis maeti ta Võnnu vanale kalmistule